Hei ja Heidi siin ja mul on nii hea meel, et sa oled siin minuga. Ja täna ma räägin sellisest hästi huvitavast teemast, mis sind kindlasti paelub. Ja selleks on siis, kuidas siis aru saada, et sa elad rohkem teiste kui iseenda elu. Nii et 8 märki, et sa elad rohkem teiste kui iseenda elu. Ehm, Kõigepealt, kas sa oled kunagi avastanud, et oled saavutanud midagi, mida kunagi väga tahtsid, aga õnnetunne ei tule? Jah, et sa midagi pingutad, aga selle möhtunne on, on ju, kui sa selle saavutad. Ja teised inimesed on kõrval ja rõõmsad, aga sa oled sisemiselt täiesti blank, on ju. Ja võib-olla ei ole küsimus selles, et eesmärk oli vale, võib-olla ei olnud see kunagi päriselt sinu eesmärk. See võib olla täiesti see episood, mida sa täna mõtled ja kui sa mõtled mõnele sportlasele, kes on võib-olla saanud olümpiavõidu, aga seisab seal poodiumil siis täiesti sellise kahvatu näoga, ühtegi rõõmu kehas ei tule, siis see episood aitab sulle selgust saada. Mis on need märgid, et sa elad rohkem teiste kui iseenda elu? Esimene märk on see, et sul on raske öelda ei. Et mina olen ise selles kohas olnud ja kus ma väga raske oli öelda ei, on ju. Nii et kui keegi küsib sinult midagi, siis sa vastad sageli automaatselt jah. Nii et selle kohta on isegi üks film, mingi Yes Man on ju, mul kunagi üks hea sõber, Kaido Kubri soovitas vaadata seda Yes Mani ja inimesed teevad neid jah väljakutseid ja jah kõike on ju. Äh, no ma ütlen, et ei pea kõigele jah ütlema, sest kui sa ütled asjadele jah, siis alati on see mingitele asjadele ei. Ja siin tulebki küsimus see, et kas sa teed seda tegelikult sellepärast, et sa päriselt tahad või sa ei taha lihtsalt teiste emotsioone kuidagi välja trigerdada või sa tahad kellelegi vastu tulla, et tal on raske elu, on ju või tal ei ole raha või ta ongi selline äparik, on ju. Igal juhul see tuleb, see jah, tuleb sinna automaatselt, et ma nüüd hästi ei mäleta enam, kuidas see mu kehas oli, aga see tuli nagu kohe, jah. Nii et kui sul ei ole aega, energiat või soovi, siis see jah tuleb kohe. Ja podcast'is räägingi, et kust tuleb siis see soov kõigile meeldida ja tihti ma töötan kliinilise hüpnoterapeudina väga palju klientidega, kes lähevad tagasi oma minevikku ja seal on mingi intsident, kus nad on 4, 5, 6, 7-aastased. Tavaliselt on see alla 8 aasta, kui me oleme selle endale võtnud. Nii et päris sellises kohas, kus lapse alateadvus on lahti nagu kõik on lahti. Ja ongi, tulebki olla sõnakuulelik, kuulata vanemate inimeste märguandeid, ütlusi, ükskõik kas see vanem inimene on sinust aasta-kaks vanem või lihtsalt autoriteet, on ju. Nii et see tuleb, mul läheb kohe kurk kinni, on ju, kui ma sellest räägin, sellest, et mul oli just äsja nädalavahetusel üks tore noor klient, kes tõesti nagu pigem püüdis olla sellises väikses kastis elada, mitte nagu sealt väljaspool kasti minna, et kuidas ta ka soovis, kuidas ta ka unistas, ta ei saanud sinna väljaspool kasti minna. Just sellepärast, et on see soov kõigile meeldida. Ja see on valus koht olla, et ma ei soovita kellegi selles kohas olla. Ja mida ka laps õppis kodus armastuse kohta, et lastele kõik ei räägita, onju. Ma ise ka alles praegu räägin oma lastele seda, kuidas me Levisega kord kokku, kord lahku läksime, et lastena nad seda võib-olla ei märganud sellisel moel, et olid oma asjad, oma sõbrad, oma lasteaiad, koolid. Et meil oli nagu selline kriis, kui Stig oli 2-aastane, kus ma tõsiselt kaalusin abielu lõpetamist. Aga seda tegelikult me ei räägi lastele, onju. Ja nad isegi ei mäleta, sa oled 2-aastane, come on, onju. Sa isegi ei saa aru nendest asjadest või sa saad aru, aga võib-olla sa võtad seda, et see tähendab midagi minu kohta. See on täiesti kahe täiskasvanud inimese vaheline asi, onju. Aga võib-olla minu puhul nagu tuligi see, et ma tahtsin nagu meeldida, sest ma lihtsalt tahtsin, et kõik oleks rahul ja keegi ei karjuks ja kõik oleks nagu peace, onju. Ja armastus võis tulla ka läbi tubli olemise. Et mis see tubli olemine on? Tubli olemine on siis selline asi, kui me tahame, keegi ütleb mulle kogu aeg, et ole tubli, onju. Ma ei tea, kas keegi ütleb sulle sellist, noh, et ole siis tubli, onju. Minu põlvkondas päris palju öeldi seda, ma mäletan, et mulle ema ütles, et ma läksin kuskile laagrisse või kooli. Ole siis tubli, onju. Aga
aga sa ei jõua nagu igavesti olla see tugev ja tubli, onju. Et see on vaja nagu teraapilist sekkumist, et sellest välja tulla. See talk-therapy tegelikult ei ole päris see, onju. kui sa sügavat muutust tahad, siis tule mulle sessioonile. Ehm, Nüüd ma küsin sinult, kui sa seda vaatad, kuulad, et millal ütlesid viimati ja kui tahtsid öelda ei, et mõtle nüüd selle peale, et kui sa oled kirjutaja, siis ma võtaks sellise ilusa kaustiku, kirjutaksin sinna natuke seda asja, et millal sa ütlesid viimati ja kui tahtsid öelda ei, onju. kus sa nagu oma piire nagu ületasid, onju. ja, ja kehal on ka märk, onju, kohe sellest, kui ta hakkab seda kõike tegema, nii et keha annab kaasoleva emotsioonidega märku. See oli alles esimene märk sellest. et lähme vaatame teist märki, onju, mis on, et sa elad rohkem teiste kui iseenda elu ja see on teiste arvamus, kui kuulad ennast, ehk siis sul on oluline teiste arvamus, et enne otsuse tegemist küsid, mida arvab mu abikaasa, mida arvab mu sõbranna, mida arvavad lapsed, mida arvavad kolleegid. sa ei tee ise neid otsuseid, onju. et ma hiljuti kuulsin, üks naine rääkis suure uhkusega, et tema täiskasvanud poeg tegi endale sellise väikse äpi, onju, ai-ga, mis aitab tal teha otsuseid, onju. ta paneb probleemi sisse, ai aitab tal otsust teha, ehk siis teebki tema eest selle otsuse ära. aga tegelikult see ei ole, see ei peaks nii olema, me peaksime olema nagu kiired otsustajad ja erinevad uuringud, teaduslikud uuringud ütlevad, et edukad ettevõtjad on need, kes teevad kiireid otsuseid. ja tegelikult see esimene kiire otsus on tihtipeale õige, kas sina oled seda kogenud? su keha ütleb, kas jaa või ei, onju, või siis võib ka olla, et sul tuleb ärevus ülesse. ärevus võib tulla siis ka, kui sa lähed väljaspool mugavustsooni. mul oli eile huvitav asi, et ma käisin siin Tartus ühes koolitusettevõttes käisin nii-öelda intervjuul, see oli grupi intervjuu ja ma tundsin, et noh, ma tahan minna koolitama sinna on ju ai aluselt ja kõike seda tootearendus ja tooteportfelli ja kõiki neid asju, mida ma nii väga armastan, onju. ja mu keha muutus hommikul, ma ütlesin Levisele ka, et vau, et mis mu keha teeb, sest mul tuli ärevus ülesse, ma peaaegu kukkusin trepist kodus alla, onju, kuigi mul oli kingi jalas, onju. ja Levis ütles, et kuule, sul on vist mugavustsoonist väga palju väljaminek ja see on tõsi, et siuksed asjad ma viimati olin mingi sellises palgatööl, olin ma 22 aastat tagasi, nii et vau, rohkem 22 aastat tagasi ma ei ole käinud palgatööl ja nüüd mulle pakutakse ühte kohta, mida ma tõsiselt kaalun, sest see on lihtsalt nii äge väljakutse. aga nii, nii et nüüd ma läksin natuke teemast kõrvale, aga mida arvad sina, on siis nii et mis on siis see sisemine tarkuse kaotamine, et inimene kaotabki selle, mida ma tegelikult tahan, kus ma tegelikult olen ja see võib tulla ka see, et kui sa oled olnud suhtes kellegagi, onju, et see podcast ei ole mingi suhtekoolitus, onju, ma ütlen sulle, sellepärast see on eraldi teema, mul on suhtekoolitused, kui sa vajad, onju. et kuidas mitte seguneda teise inimesega, see on hästi-hästi oluline, et me ei seguneks teisega. ma olen ise ka seda läbi teinud, mul oli kunagi, elasin 4-5 aastat koos oma kursavennaga. 4 aastat kindlasti oli see jah. ja see oli selline segapudu, et meil olid isegi ühesugused joped ja pusad, onju. ja me kandsime nagu ühte värvi riideid, onju. tegime ühtemoodi asju, me olid ühised sõbrad, onju. me olime täiesti kookolis, onju, et sa lihtsalt kaotad ennast selles suhtes ära ja see ei ole okei. sest ühel hetkel üks või teine pool muutub rahulolematuks, onju, või mõlemad, onju. tavaliselt siiski üks pool, tavaliselt on see naine, jah. nii et kui see sind kõnetab, siis võin sellest rohkem rääkida või kui sa oled selles kohas, et sa ka suhtes on selliseid väljakutseid, siis tule mulle sessioonile. Usaldusest iseenda vastu ka samamoodi, et kui me kardame teha otsuseid, siis me tegelikult ei usalda ennast, sest ilmselt sa oled nagu midagi endale lubanud, sa oled läbi kukkunud, sa oled uuesti lubanud ja, ja samamoodi, et kuidas siis otsuseid teha. et see on väga-väga oluline elus, nagu ma juba ütlesin, nii et märk sellest on ju, et sa elad teiste elu, on siis see, et sa tegelikult ei ela enda soovide järgi, vaid sa küsid midagi, mida teha, mis me järgmiseks teeme, kuidas see on ju, see on meie jutt on ju, kellegagi sa oled meie, on ju. märk number 3 on, sul on raske vastata küsimusele, mida sina tahad. ehk siis, kui ma küsin, et mida sa tegelikult tahad, siis sa nagu
ei vasta midagi. See on sama, kui sa oled kunagi läinud sõbraga kinno ja seal on mitu seanssi ja sa küsid, et mida sa vaadata tahad ja ta ütleb sulle suva, et mul on täiesti ükskõik, mida vaadata tahad. Et see on tegelikult nõrkus, ta annab vastutuse sulle, et ta saaks tulevikus öelda, et kuule, see seanss ei olnud hea, et oleks pidanud hoopis toda vaatama, onju. Nii et mina olen nagu kindlal arvamusel, et kui sa ei avalda arvamust, kui sa ei ütle, mida sa tahad, siis sul ei ole õigus ka pärast midagi hakata rääkima, midagi öeltlema, et oh, oleks pidanud hoopis nii olema või midagi kritiseerida. Eriti hästi ma muidugi arvan sellest valimistest, meil on iga siin mingi aja tagant Eestis valimised ja on väga suur hulk, kes ei lähe valima ja siis räägivad, et no oleksin ma ikka läinud valima, siis oleks hoopis teine tulemused, onju. Ja siis nad järgmised aastad siis lihtsalt kritiseerivad neid, kes siis valiti, onju. Nii et see on nagu nii sikk minu arust, onju. Nii et see küsimus, mida mina tegelikult tahan, on tegelikult lihtne. Kui ma aastaid tagasi tegin koolituse, ähm, ma õigemini see koolituse teema tuli, et mul on Facebooki grupp Kiirelt elu muutnud koolitused, seal on üle 7200 inimese hetkel. Ja ma küsisin siis grupis, et no mis koolitust ma teen teile kingituse, mul oli sünnipäev tulemas, ma teen ühe kingituse teile. Ja siis naised ütlesid, et ma tahan koolitust, mida ma tahan. Nii et naised on müsteerium, ma alati meestele ka ja mu poegadega ütlen, et tead, et naised isegi ei tea, mida tahad, et kuidas sina saad teada, mida ta tahab, onju. Naine ongi see müsteerium väga paljudel juhtudel, onju. Aga tegelikult paljud inimesed jäävad vait, kui me küsida, et mida sa tahad, kuhu sa tahad õppima minna, mida sa tahad. See on sellepärast, et nad ei ole saanud lapsena või teismelisena otsustada mingeid asju. Nii et see on väga oluline, et sa annad nagu lapsele võimaluse otsustada, et kas ma lähen täna trenni, kas ma teen seda asja, kas ma vahetan oma trenni, kas ma teen seda enne või toda asja enne. Et ma olen näinud, mu juurde on maatunud päris paljud noored, keda vanemad on mulle saatnud, enamus neil on tulnud söömishäiretega, anoreksiaga. Ja see on see, kus ma näen, et elavad nii sellist ette pandud elu, see vanem ongi tal helikopter, lapsevanem. Mul oli hiljuti üks naine, kes kirjutas mulle, et Heidi, et tahaksin tulla oma 18-aastase lapsega sinu vastuvõtule. Et laps ei lähe enam kooli kuude viisi, et mitmes kuu juba läheb, laps keeldub kooli minemast, et ta on abiturient, onju. Ja ma ütlesin, okei, fine, muidugi tule, et sõitke Tallinnast Tartusse, et mul on siin aparaaditehases vau, imeline kontor onju, et saame teha siin vastuvõtutoas siis teiega sessiooni ja saatsin talle arve, broneerisin ruumi juba ära, et keegi teine ei saaks seda ruumi kasutada peale minu. Ja voilà, onju, siis ta kirjutab mulle paari päevast, et arutasin ikka, küsimus oli, et kas ma võin lapsega kaasa tulla sessioonile samasse ruumi ja ma ütlesin, et ei saa, onju, et ma olen lapsega kahekesi. siis ütles, et nojah, et ma ei usalda teid, et ma sel juhul ikkagi ei tule, onju. Nii et kui meil on sellised vanemad, onju, et kuidas me saame rääkida siis, et noored teavad, mida nad tahavad või on selline helikopter lapsevanem, onju, et see laps ei oskagi või noor ei oskagi valida, onju. Ja see ongi see, kus tuleb teraapia tegelikult mängu, et mida sa tegelikult siis tahad, et kui ma teen inimestega tööd, siis tavaliselt tulevad väga lihtsad asjad, mida inimesed tahavad ja mis on täiesti tasuta, nii et see ei ole, et mul peab olema mingi kallis, ma ei tea, auto või korter või mingi maja Miami's kuskil. tavaliselt päris lihtsad asjad, onju. Ja kui ikkagi aastaid teiste vajadusi teenides enda soovid kaovad, eriti sa näed naisega, et räägitakse sellest tühjapesa sündroomist, onju. No minul on nüüd 2 last välja kolinud, mul ei ole seda pesa sündroomi, sest ma tean täpselt, mida ma elult tahan, onju. Aga nii paljud naised, kes tulevad välja abieludest, nad ei tea, mis nad tahavad teha, kuidas nad nagu seda teevad, onju. Nad ei saa seda kõike nagu läbi viia, onju. Siis nad ongi, noh, hoiavad peast kinni, et appikene, mu elu on läbi, ma ei oska mitte midagi teha, siis tuleb ärevus, siis tuleb depressioon. Siis nad jõuavad ühel hetkel võib-olla minu vastuvõtule, onju. Nii et ma olen sulle siin väga harjutuse ka sulle ühe väga hea harjutuse, sest ma tahan, et sul oleks maksimaalselt hea kasu. Nii et kirjuta üles 100 asja, mida tahaksid teha ainult iseenda pärast, jah. Nii et minul on tegelikult, ma ütlen oma klientidele, et tee 1500 asja, aga tead, kui sa kuulad podcast'i, siis ma ei anna sulle niisugust kodusööd, mõtle 100 asja, mida sa tahaksid ainult iseenda pärast teha. Ja kui sa päriselt tahad nende poole liikuma hakata, siis mul on täiesti selline
kogukond stardipunkt.ee, see on ainult 14 € kuus, praegu on soodushind, tule liitu ja vaata, kuidas need asjad tööle saada enda jaoks, et ma sellest rohkem ei räägi, sest meil on veel märke rääkida. Märk number 4 on siis, sa tunned süütunnet, kui paned ennast esikohale. Nii et väga palju, kui ma räägin üldse läbipõlemisest, koolitan ettevõtetes, kuidas vaimset tervist hoida, siis väga palju tuleb küsimusi, et ma tunnen süütunnet, onju. Ma tunnen süütunnet pärast, kui ma midagi enda jaoks teen või mõtlen selle peale. Ja usu mind, ma olen ise ka selles olnud, et ma tuletan sulle meelde, ma olin 2 väga juhtival kohal 3 aastat ja siis ma jäin lapseootele peale ülikooli ja ma olin 14 aastat kodune ema. Ma olin küll ettevõtja, aga ma olin kodune ema ja seal on midagi imelikku, kui naine jääb koduseks emaks. Ma olen ikka märganud, ükskõik, kas see on 14 aastat või see on aasta või 6 kuud, ta tunneb seda, et ta on kuskilt rongist maha jäänud. Ja ma ei tea, kas sinu peal see kuidagi ka juhtunud, aga mulle tuleb naisi, kes ütlevad, et oo, ma ei tea, ma kardan tagasi palgatööle naasta, et minu oskused on nüüd kõik iganenud ja ma ei oska mitte midagi. Ja siis ma mõtlen, okei, ma olin 14 aastat kodune ema ja ma tulin tagasi ettevõtlusesse, esimesel aastal tegin 100 000 eurot müüki. Okei, räägime nüüd sinust, onju. Nii et vau, mina nagu armastan ka seda hästi palju öelda, et kui sa tahad, et mingi asi kiiresti ära saaks tehtud, siis otsi inimene, kes on väga busy, onju, siis see asi saab väga ruttu tehtud, onju. Nii et mis see süütunne siis endast on, kuidas see väljendab, näiteks lähed massaaži, süütunne, võtad puhkepäeva, süütunne, kulutad raha enda peale, süütunne. Ma mäletan hästi, kui ma aastaid tagasi oligi siis 10 aastat tagasi, ma olin oma firma just asutanud ja siis ma ostsin endale MacBooki et enne ma olin see Lenovo usku ja ma ei taha midagi halba Lenovo vastu öelda, aga ma lihtsalt, mul oli nagu unistus. mõnikord meil on sellised unistused, mis ei ole väga nagu meaningful'id, ei ole väga nagu tõestatud definitsiooniga, et voh, see on nüüd väga hea unistus, et minul oli MacBook ja ma tahtsin selle MacBooki saada ja mõtlesin, et oh, kui mul MacBook on, et küll ma olen ise õnnelik. Ja praegu mõeldes tundub see nii nagu huvitav mõte, onju. Aga ma läksin siis, võtsin oma poja kaasa, mu poeg oli tol hetkel 9-aastane, Siim. Ja me läksime siis sinna poodi. Ma mäletan hästi, see oli Tartu Lõunakeskuses, kus müüdi siis kõiki neid ilusaid MacBook'e. Ja mina muidugi tahtsin osta kõige odavamat MacBooki. Ja vaatasin siis ka odavamat ja ikka sellist ja mõtlesin ka, et päris kallis, aga noh, täitsa tehtav onju. Ja siis küsisin Siimult, et kuule, et millist MacBooki, et sina nagu arvutipoiss onju, Siim juba siis armastas mängida arvutimänge. Ja küsisin, et millist siis ma võiksin osta. Ja ta, ta vaatas neid kõiki neid arvuteid seal ja kõiki neid igasuguseid näitajaid ja siis valis mulle välja kõige kallima siis Pro mudeli on ju, ütles, et emme, et see on sulle, et sa oled täiega vajata töö jaoks, vaata kui head näitajad siin on ja sa oled väärt seda ja siis ma ostsin selle südamevärinaga see oli circa 3 korda kallim kui see, mida ma tahtsin osta. Ja ma tundsin pärast selliseid süümekaid, ma mõtlesin, et issand jumal, et see on täiesti ogar, kuidas ma ei oleks ma lapsele pidanud ostma seda, onju. Siis ma ei oleks tulnud süümekaid, aga ma ostsin iseendale ja ma lihtsalt tundsin, et ma nagu sulan ära sinna põranda sisse, mul oli see nii suur süütunne ja ja see on oluline, me peame õppima, kuidas ennast esikohale oma elus panna, seepärast, et siis kõik teised asjad hakkavad ka liikuma. See ei ole siis, nii et väga paljud naised seovad oma väärtuse ohverdamisega. Miks enda eest hoolitsemine ei ole isekus, et sa hommikuti endale aega võtad, et sa enne teisi duši all käid. See ei ole isekus, on ju, kui sa võtad, ütled ei, et sa võtad endale vaba õhtu, see ei ole isekus, kui sa võtad päeva iseendale. See ei ole isekus, kui sa palkad koduabilise. Kõik need asjad ei ole isekused, mul on 22 aastat, tegelikult isegi rohkem käinud koduabiline. Ma õppisin seda oma emalt, kes oli siis anestesioloog, neuroloog Tartu Ülikooli Kliinikumis. Meil on alati käinud kedagi abis ja ma ütlen, et ma tõesti ei ole olnud ühtegi kuud, kus mul ei oleks keegi kogu aeg abis käinud, nii et ma arvan, et see on natuke kaasasündinud ka ja ma ise armastan mõelda seda, et see on seotud sellega, et minu vana-vanaema oli baltisakslane ehk siis mõisaproua, jah. Nii et sealt tuleb ka natuke see, et jah, et sa võid delegeerida asju. jah,
Lähme märk number 5 juurde, on siis sa kohandad ennast pidevalt teiste järgi, on siis erinevate inimestega oled nagu erinev inimene, et sa võid märgata, et sa oled mingis erinevates rollides, kui sa oled oma õega, vennaga, lapsega, mehega, töökaaslasega, et sa muutud lihtsalt erinevaks inimeseks. Ja sa jälgid, mida öelda, kuidas käituda, kuidas mitte silma paista mingites kohtades. Et see näitab ka, et sa elad teiste inimeste järgi, onju. Jah, võib-olla sa ei taha kedagi pahandada, võib-olla midagi sa ei taha piire ületada. Ja kas inimesed armastavad päriselt sind või versiooni sinust, mida sa neile näitad? võib-olla sa oled selline, eriti palju tuleb see välja, kui nagu see sisemise lapse haav on näiteks, kui sa tead, seltskonnas on mõni selline nii-öelda peotola, onju, et kes alati tuleb seltskonda, hakkab ohtralt alkoholi jooma, viskab nilbeid nalju, onju, siis come on, onju, et tead, on tegelikult väga suured mured, millega peaks töötama, mispärast ta seda kõike teeb, on ju, mis teda trigerdab, see energia. nii et see on nagu tegelikult traagiline. ja okei okay,, lähme märk number 6 juurde. Kas sulle meeldis huvitav seda kuulata, et pane siia Youtube'ile või kus iganes seda vaatad, ma mõtlen veel, kuhu ma selle kõik üles panen ma arvan, et see tuleb mingiks boonuseks kuskile, nii et ma loodan, et see on sul fun kuulamine. märk number 6, sa kardad pettumust valmistada, ehk siis sa kardad klienti alt vedada, sa tead, võib-olla mõtled, oo, ma ei tea veel kõike, on ju, ma ei tea, mu digioskused on 3, on ju, aga peaks olema 5, on ju, ma veel ei oska seda. mis siis saab, kui mul tuleb selline klient, on ju. no sa mõtled väga palju üle, on ju. partnerit alt vedada, lapsi alt vedada, vanemaid alt vedada, iseennast alt vedada, sa ei taha seda failure'i tunnet, onju. ja mis siis juhtub, on inimesed hakkavad lihtsalt vältima mingeid asju, onju. aga kõige selle juures, kui sa ei vea teisi alt, sa vead alt iseennast. ja siin saad rääkida, siin me siis tegelikult saaksime rääkida isiklikust piiridest, aga nendest piiridest on siis juba koolitus, kui sa tuled mõnele edasiõppe koolitusele. märk number 7, sul on edu, aga mitte rahulolu. on siis, et kõik on justkui korras, töö, kodu, suhe, aga midagi on puudu. jah, see on väga võimas teema. nii et ma mäletan hästi, et kui ma alles alustasin seda coaching'u ja teraapia teemat, siis circa 17 aastat tagasi mul oli üks sõbranna, kes ta las tõesti, mina vaatasin, issand, kui ägedat elu ta elab, tal oli mees, ilus uus arendusmaja, oli 2 autot, 2 imeilusat tüdrukut sündinud 2-aastase vahega, aga ometi see naine ei olnud õnnelik. ja lõpuks, noh jah, on nad lahus juba, mõlemad on uute partneritega, aga sel hetkel ma mõtlesin, kuidas see võimalik on. Teil on nii palju raha, te elate sellises kõrges, no täiesti ta firma, see mehe firma läks nii hästi, mõlemal oli kõrgharidus, onju. ma ütlesin nagu, issand, miks sa ei ole rahul oma eluga? ja tõesti, ta töö, kodu, tervis, suhe, aga midagi oli puudu ja see on väga võimas teema. ja tihtipeale naistel tuleb see välja migreenina, eelkõige migreen ärevusega, nii et väga palju juurpõhjused, kui sa tead, kellelgi on migreen, siis suure tõenäosusega ta ei ole rahul oma eluga. sageli ei ole probleem selles, et midagi oleks valesti, probleem on selles, et inimene elab elu, mis ei ole kooskõlas tema hingega. märk number 8, sa tunned kadedust inimeste vastu, kes julgevad olla nemad ise. kadedus ei ole üldse halb, et tegelikult noh, normaalne ongi, et kui väga edukaid inimesi nagu suhelda, siis neil on alati olnud keegi, kes on neil nagu olnud nagu vaatab, et vau, et tema saab teha, mina saan teha ka, onju. ja mina kogu aeg, eilegi tutvusin ühe toreda naisega sealsamas muide seal grupivestlusel. Vaatasime kontakti, ma ütlesin, nii äge inimene oled, vahetame kontakti Messengeris onju. ja ta mu nime kuulis, ütles, vau, et ma tean sind täiega hästi, onju. ma jälgin sind, onju, ma ütlen, et oo, nii äge ja ma inspireerin teda, onju. nii et väga äge, et ma inspireerin, et inimesi, et sul peaks olema ka inimesed, kes sind inspireerivad, sellepärast et see on oluline. aga jah, kadedus ei ole halb ja sageli teeb kadedus sulle midagi, mida ka sina tegelikult tahad, et kui me nagu räägime millestki, et oh, täna ma ei tea, uus auto ja vaata, mis ta kõik teeb ja kus ta reisil käib, onju. siis noh, kui sealt inimesed küsida, siis ta tegelikult ju tahaks ka seal reisil käia. ja, ja kui sind häirib, keegi reisib, keegi teeb karjäärimuutuse, keegi räägib ausalt oma tõde, siis võib olla peegel, et võib-olla sina nagu
sinu hing tahaks ka seda teha, aga sa seda teha ei saa millegipärast. nii, aga suur tänu, et sa mind siin vaatasid, kuulasid Youtube'is, kuulasid kirjelemas podcast'i, võib-olla leidsid selle Thinkificist, meie keskkonnast. Igal juhul kui sa ütlesid täna ära mitu märki, siis ära hakka ennast süüdistama, need märgid ei tähenda, et sinuga on midagi valesti, need märgid näitavad lihtsalt, et võib-olla on aeg hakata rohkem kuulama iseennast kui kõiki teisi. Kui sa tahad minu abiga edasi liikuda, broneeri aeg www.heidiblumberg.ee/15, ma panen selle lingi ka. see on 15 minutit tasuta aeg, aga mõnikord läheks aega pikemaks, sest ma pean teadma, mis sa täpselt vajad, on ju, et sulle nõu anda, kui sa tunned, et sa tahad minuga töötada või hoopis mingisse online gruppi meil tulla, tahad teiste toetust, abi, inspiratsiooni, absoluutselt julgustan sind seda aega broneerima. Või iseõppimine täiesti mugav igas seadmes igal ajal www.stardi.ee, ainult 14 eurot kuus, tänane kampaania. soovin sulle kõike head ja toredat. ma loodan, et sul oli sama tore ka minul ja näeme järgmises episoodis.